Nii, tere! Täna siis teeme omletti. Siin on siis 6 muna. Klopime need lahti soola ja pipraga. Panin siis natuke soola ja pipar. Klopime need lahti. Nii, nüüd on nad lahti klopitud. Ja mina kasutan siin natukene, panen ka hapukoort. Nii, natukene. Siis klopime jälle lahti, et laiali selle koore. Paneme vahepeal panni sooja. Lisame natukene õli. Ma lasen panni hästi kuumaks. Ja siis panengi esimese omleti peale. Laiali. Vähendame kuumust. Ja mina teen siia siis augukesed alati sisse. Ja siis see ilusti see ka vedelosa läheks siis siia muna sisse ilusti, imbuks. Ja kui sa näed, et ta praegu veel peab küpsema, et kui sa näed, et ta on juba nagu ära ööbinud siit pealtpoolt ja valminud, siis keerame teise poole. Et siis keerame ta teistpidi, teise poole. Natukene veel siit poolt ka. Võtame ära ja asetame taldrikule. Ja kes armastab vürtse, võib ka siia natukene vürtsi vahele lisada. Minul on siis vürts Itaalia vürtsisegu. Panen seda natukene. Puistasin siis natuke siia omletile. Panen pärast teise peale. Ja tahtsin ka veel natukene selle pannilabidale reklaami teha. Et see on küll super. Just pannkookide ja omlettide ringi keeramiseks. Et ta on hea lai. Nii, tere! Täna siis teeme omletti. Siin on siis 6 muna. Klopime need lahti soola ja pipraga. Panin siis natuke soola ja pipar. Klopime need lahti. Nii, nüüd on nad lahti klopitud. Ja mina kasutan siin natukene, panen ka hapukoort. Nii, natukene. Siis klopime jälle lahti, et laiali selle koore. Paneme vahepeal panni sooja. Lisame natukene õli. Ma lasen panni hästi kuumaks. Ja siis panengi esimese omleti peale. Laiali. Vähendame kuumust. Ja mina teen siia siis augukesed alati sisse. Ja siis see ilusti see ka vedelosa läheks siis siia muna sisse ilusti, imbuks. Ja kui sa näed, et ta praegu veel peab küpsema, et kui sa näed, et ta on juba
nagu ära ööbinud siit pealtpoolt ja valminud, siis keerame teise poole. Et siis keerame ta teistpidi, teise poole. Natukene veel siit poolt ka. Võtame ära ja asetame taldrikule. Ja kes armastab vürtse, võib ka siia natukene vürtsi vahele lisada. Minul on siis vürts Itaalia vürtsisegu, panen seda natukene, puistasin siis natuke siia omletile, et panen pärast teise peale. Ja tahtsin ka veel natukene selle pannilabidale reklaami teha, et see on küll super just pannkookide ja omlettide ringi keeramiseks, et ta on hea lai